71-aastane Einar Krüger on staasikas kurjategija. Käed raudus kohtupingis istumine ei ole talle esmakordne kogemus. Sellel korral süüdistatakse meest selles, et ta tänavu 27. aprillil pussitas ühise joomingu käigus kaaslast. Tüli aga meeste vahel tekkis hoopis sellelt pinnalt, et ei leitud selgust Ukraina sõja põhjuste osas. Vaadake, praegu tekib sedasi, et agressor on kannatada saanud. See tuleb välja umbes samamoodi, et nagu Venemaa oleks, nagu Ukraina oleks tungid Venemaale kallal läks. Mul oli üks käsi kipsis, parem käsi ja vasak käsi. 6 korda ma ütlesin, et lase mind lahti, ma ütlen enne palusin, et ta mine. Lahku mu juurest läks. See oli juurest kohad, ma palusin talle, et ta läheks ära, aga ta keeldus sellest minemas. Ma olin ühe käega, ta oli minust 30 aastat noorem. Ja ta lõi mind, eks. Tema ju tungis mulle kallale, eks. Krüger äsas kaaslasele erimeelsuste eest 6 korda noaga. Õnneks joomakaaslane jäi ellu, kuid see põhjustas talle eluohtlikke tervisekahjustusi. See sõjateema oli arutusel ka kohtusaalis. Selline versioon on kõlanud, aga eks meil oli ka üks keskne vaidlusküsimus tegelikult, missuguses ulatuses tema ütlused nüüd usaldusväärsed on, kuivõrd kohus kuulutas täna lühidalt otsuse, nii-öelda pikk otsus, kus on siis kõik kohtukaalutlused, mida kohus luges tuvastatuks, mis põhjused luges tuvastatuks. Nii nagu täna kohtusaalis kõlas, siis selline pikk otsus, kui üks pooltest nüüd peaks teda taotlema, on meil siis hilisemalt kättesaadav. Sama sündmuse uurimine tõi aga Krügeri juurest välja päris suures mahus lapspornot. Mees seda ise ei kinnita, sest keegi pole arvutit talt ära võtnud. Seda mina ei tea. Arvutit mul ei ole keegi puutunud. Mitte keegi ei ole arvutit puutunud. Politsei pole arvutit puutunud. See on kõik jama jutt. Siin koha peal me jääme ilmselt erinevale seisukohale. Kindlasti on tal võimalus esitada oma seisukohad arvuti osas siis juba Tallinna ringkonnakohtule. Härra Krüger ei ole juhuslikult siin kohtupingis. Tema kriminaalne taust on ikkagi päris kirju ja tema hingel on ikkagi nii mõnedki tapmised. Tõepoolest, seda ei ole esimest korda mitte Eesti Vabariigis, vaid teda on ka välisriigis karistatud. Paraku on ka mitmel varasemal süüditunnistamise aluseks olnud teol väga rasked tagajärjed. Puhtalt kohtuotsuse pinnal võib öelda, et vähemalt 3 inimest on tema käe läbi ka oma elu varasemalt kaotanud. Samuti on Krügeri juurest leitud ka varem lapspornot, seega see leid ei olnud uus. Kokku on ta erinevate kuritegude eest süüdi mõistetud 9 korral. Kuna asja lahendati lühimenetluse korras, siis mõistis kohus talle karistuseks 6 aastat vabaduse kaotust. Vähemalt tänasel istungil selgus, et Krüger plaanib selle otsuse edasi kaevata.